Räägime komplektidest ja komplekteeritavatest toodetest. Kuigi nimi on suht sarnane, on nende sisus suur erinevus. Nimelt komplekti korral toimub laost mahavõtmine retsepti komponentide alusel, retseptis antud koguste osas ja komplekteeritaval tootel tehakse endal laoarvestust, eeldatakse, et seda toodet kas toodetakse või valmistatakse ja viimast kirjeldatakse siis arvelevõtmise aktide all, mille kinnitades võetakse komplekteeritud toote koguse ja siis retseptis toodud komponentide järgi laost maha komponente ja arvele tekib komplekteeritavatele toodetele lao jääk. Aga lähme konkreetsemalt kirjeldama. Mul on olemas selline tooraine nagu kohvioad. Nagu siit on näha, et ma seda ise, neid kohviube ei müü, nad ei ole müügiks, nende staatus on siis vastavalt märgitud, seega ei ole ka nende müügihind aktuaalne ja kõik muu, mis müüki puudutab. Ja ma kasutaks seda siis espresso valmistamisel. Kirjeldan sellise toote nagu espresso kuulub tootegrupi kuumad joogid. See toode on juba aktiivne, aga tema liigiks on komplekt, et ma saaksin talle retsepti kirjeldada. Talle on antud brutohind, vastavalt arvutati netohind ja kõik muu ka võib määrata, mis müügi jaoks siis on konkreetselt oluline. Salvestades tekib talle nupp retsept, kuna tegemist on komplektiga, avan selle, valin siia kohvioad ja just selle kogusega, kui palju ta iga kord kohvi valmistades peaks siis kohviube laost maha võtma. Ja salvestan selle eraldi. Nii et seda toodet müües võetakse laost maha tegelikult retsepti järgi hoopis kohviube. Ja see kajastub ka meie aruannetes, nimelt on siin üks filter, näita komplekttoodete müüki ja vaikimisi on ta alati komponentidena ehk näidataks siis nii-öelda kohviubade kaudu, aga saab valida ka müük komplektidena, mis ongi tegelikult soovitatav. Ja lisaks siis selline toode nagu komplekteeritav toode. Ütleme, et me teeme ühe paki, mis koosneb veest ja mahlast. Nimetan ta komplekti jookidest. Ta kuulub tootegruppi ka külmad joogid. Tal on võimalik, et on antud hind. Ja ka sellel on siis liigiks mitte toode, vaid antud juhul siis komplekteeritav toode. Kokku neid komplekte arvestatakse tükkides ja kui ma nüüd selle toote salvestan, ilmub mulle taas siia retsepti nupp. Selle retsepti nupu kaudu lähen kirjeldama siis millest ta koosneb. Ütleme, et ta koosneb ühest mahlast. Lisaks koosneb ta 2 veest ja kuna tegu on pakendiga, siis koosneb ta ka 2 taarapandist. Ja
ja muidugi võimalik, et tal on veel ka kinkepakend ümber, mingisugused lisaetiketid, mida on vaja arvestada ja nii edasi ja nii edasi. Aga praegu on ta siis selline. Nüüd sellega asi ei piirdu, et kuidas seda komplekteeritavat toodet lattu saab, on siis, et neid tootmist on vaja vormistada ehk ladu ja arvelevõtmise aktid alt lisatakse arvelevõtmise akt siis millel öeldakse, et me võtame arvele komplekti jookidest, ütleme, et neid on 5 tükki ja kus laos ka, et põhimõtteliselt ladu on ka valitav, ja ütleme ka, et komplekteeri. Ja kinnitamise käigus võetakse laost maha siis retsepti alusel neid komponente. Kusjuures programm kontrollib, et neid komponente on laos piisavalt, et sellist komplekti valmistada. Ja selle tulemusena on meil võimalik vaadata, et meil tekkis lattu lao aruandega, selle sama arvelevõtmise aktiga ja lao hinnaga, mis tuli siis nendest komponentidest kokku 5 pakki või pakendkomplekti ja vastavalt kõiki komponente jällegi võeti laost maha arvelevõtmise aktiga ja jällegi lao hinnaga FIFO põhiselt siis kõiki neid komponente.